tulitegi. Ma mõtlesin, et niisama helistavad ja ma ei hakka tuppa kutsuma teid. Mul naine koristab. Ei hakka segama. Aga jah, üldiselt kurat. Ökotalu on mul siin. Raha on ju ka vaja teenida. Siis ma mõtlesin, et ma teen turismitalu otsa siia. Siin paar perekond on juba käinud ka. Noh, suurest linnast inimesed tulevad, tahavad ekstreemi saada. Vaatavad, kuidas vanasti elu käis Eestimaal. Siia läheb kartult ja sinna panen kaalikat. Teerne värki ka võib-olla. Uba ja. Ja sinna panen otra. Sest ega, noh, vanasti ikka inimene elaski. Ja põhimõtteliselt, mis otra söödi. Kruupi ja parematel päevadel tangu ja aga noh, aga tundub, et inimestele meeldib ja siin need, kes on käinud, need on kiitnud, et väga hea. Paar siga on siin. Inimesed tulevad, noh suvel muidugi, suvel panen nad tööle. Kes ikka kuradi üksi tee midagi. Aga jah, noh. Põldu meile Karin. Ikka hobusega. Hobune, selles mõttes, kurat. Käsitsi ikka käib kõik. Kas vanad eestlased, need ei olnud mingid traktorid. Kes sul suutis mingid kuradi fortsionit osta endale? Need olid kulakud raisk. Ainult mingid külakurnajad. Ikka oma kätega tuleb ikka teha. Siin, no, mida? Jah. Mine perse ma riisigana. Kurat soola ma tahan su käest, aga mitte riisi. Tead, vanad eestlased raisk. Need ei söönud mitte midagi muud kui kruupi. Hommikul kruubipuder, lõunaks hautatud kruup. Õhtuks kruubisupp. Võib-olla headel parematel päevadel läks natuke tangu ka sisse. Tõele mees, see kasvab ainult kruubi peal. Kurat, ega sul vanasti mingit riisi ei olnud, on ja. Ma kasvatan kõike ise. Ma ostan poest ainult kuradi tikku ja soola, on ja. Ja nad helistavad sul, riisi ei taha või. Teil on ökotalu. Kuradi, perse raisk.